Ma räägin teile operaatori töö põhimõtetest. Need on kõige lihtsamad asjad, mida saame rääkida selleks, et see film, mis te teete, oleks huvitavam ja ei oleks palju tehnilisi probleeme. Kui teil ei ole päris kaameraid kuskilt võtta, siis te saate filmida oma telefoniga ja kindlasti peage meeles, et filmite niimoodi, mitte niimoodi. Tänapäeval kõik filmivad niimoodi, need asjad lähevad Facebooki, aga selleks, et me saaksime filmi suurel ekraanil näidata ja kaadrite vaheline sujuvus oleks montaaž hea, siis me peame kindlasti niimoodi filmida. Kui te filmite väljas, siis te saate ära kasutada seda looduslikku valgust, siis ei pea kasutama erinevaid kalleid lampe ja muud valgustusi. Kindlasti jälgige, et te filmiks täpselt otse valgusesse. Kui te hakkate filmima, siis te ei zoomi oma telefonis enam. Et ennem valite välja seda kaadrit ja siis hakkate filmima, te ei veristate käsi. Isegi kui on võimalik, võiksite kasutada mingisugust pulka. Sellist pulka on saadaval igal pool poodides odavalt ja et oleks pilt stabiilne. Muidugi saab teha kaadri erinevaid liikumisi, näiteks, aga kindlasti ka jälgige, et näiteks te tahate liikuvust jälgida, siis see peaks olema ka sujuv. Et see tähendab, et peaks valima ühte algpunkti ja siis sujuvalt aeglaselt minna ja selle kaadril peaks olema lõpp-punkt, kus te hoiate seda kaamerat veel 3 sekundiks. Te peate kasutama oma storyboardi. Sellepärast teeme seda storyboardi, et teil on kõik vajalikud kaadrid kirjas ja joonistatud, mis selle lugu jutustamiseks on vaja. Ja iga kord, kui te filmite seda kaadrit, mis on vaja, siis pärast tõmmate seal storyboardist ära, siis on tehtud. Kui te filmite midagi, panete sisse ja kohe tseen on tehtud või duubel on tehtud, ikkagi hoidke seda algust natuke pikemalt ja lõppu natuke pikemalt. See ka aitab pärast montaažis seda kõiku lõigata. Alati saab ära lõigata, aga juurde tekitada kahjuks ei saa. Ehk siis vähemalt 10 sekundit hoidke seda kaadrit. Räägiksin nendest kaadri suurustest. Et on erinevad kaadri suurused, niinimetatud plaanid. Kõige põhilisemad on suur plaan. Suur plaan on see, kui inimene nägu on sees. See on väga oluline kaader, pärast räägin montaažis, miks see on oluline. Ja siis on keskplaan, kui inimene on vööni sees pildis. Ja siis on üldplaan, kus me saame informatsiooni kõik ümbritsevatest asjadest, mitte ainult inimesest. Ja inimene on tervenisti kehaliselt kaadri sees. Te teete oma storyboardi, siis te peaksite filmima erinevaid kaadrid, et see oleks varieeretav montaažis pärast. Aga siin võib ka juhtuda, et need täpsed kaadri suurused, sest on siin veel teised kaadrid, millest ma ei rääkinud, näiteks suur plaan. Ja probleem tekib selles, et osad plaanid montaažis omavahel ei lähe kokku. Ehk siis need põhikaadrid igal juhul lähevad omavahel montaažis kokku, seega kui te fokuseerite sellele, siis kindlasti saate lugu kokku monteerida, isegi kui kaamera seisab sama koha peal. Aga kui te tahate kindel olla, et montaažis kokku läheb ja näiteks filmite, nagu praegu ma olen siin, siis saaks kaamerat asukohta 30 kraadi võrra liigutada. Kindlasti jälgi tegelane, kes on fookuses, oleks päriselt tehniliselt ka fookuses. Kompositsioonist rääkides kindlasti jälgige 3. reeglit, mis tähendab seda, et vaatajal on parem midagi vaadata, kui see ei ole täpselt pildi keskel, see objekt või see inimene, vaid on palju parem seda vaadata, kui see on ühel pool, ühes 3. kaadri osas või teisel 3. kaadris. Üldisel juhul ei tohi peategelane kaamerasse vaadata. Et see on ka väga oluline, et ei vaataks niimoodi, nagu mina praegu vaatan. Ja iga kaadrit, iga tseeni palun tehke mitu korda, siis saab valida. Miks see on oluline? See on see, et montaažis alati tuleb valida need kaadrid, mis on emotsionaalselt
paremad, mitte tehnilise põhjustel paremad, vaid see, mis annavad sinu lugu edasi niimoodi, et vaataja saaks kaasa tunda. Sügavus. Et alati on huvitavam vaadata sellist filmi, kus midagi toimub esiplaanil, näiteks mina praegu räägin, siis siin oleks sügavus, siin oleks nagu tagaplaanil ka kedagi või midagi, mis teeks, mis ei hajutaks tähelepanu, aga kaadril oleks nagu mitu layerit. Alati tuleb sellest lähtuda, et kõik, mis sa filmid, peab olema oluline sinu loo jaoks, et siduda need kaadrid omavahel, et vaataja saaks aru, et nende kaadrite vahel, nende tseenide vahel on mingisugust sujuvust või mingisugust loogilist arengut. Et seda tuleks ennem läbi mõtelda, kui teete seda storyboardi või seda resitsionaariumit.